Meie patsiendikooli võiksid kuulata ja küsimusi esitada nii patsiendid kui ka nende lähedased, aga miks mitte ka meedikud. Vastuse saavad paljud olulised küsimused. Miks paast ei ole soovituslik haiglaravil olles? Mida vajab keha ägeda või kroonilise haigusega võideldes või haigusest paranedes? Kuidas mõjutab toitumus ravi võimalusi ning ravi omakorda toitumust? Kes vajab haiguse ajal erimenüüd ja millised on meie haiglaravi ajal toitlustuse võimalused ning piirangud? Kuidas saab inimest isolatsioonis söömises toetada? Mida teha, kui ei saagi süüa või kui soolestik ei tööta? Kes vajavad ja määravad toitmisravi? Kas ja millist toitmisravi saab kodus täna haigekassa soodustusega pakkuda? Räägime söömisest haiguse ajal ja toitmisravi vajadusest haiglas ning kodus. Me ei räägi sel korral terve inimese söömissoovitustest, kaalu langetamisest või bariaatrilisest ravist. Nende teemadega tegelevad haiglas teised spetsialistid. Et vähihaigusega patsient vajab mingit erimenüüd, et kaalus peab alati alla võtma, kui oled pisut kogukam, et sööma peab alati vastavalt tervisliku toitumise soovitustele ja et sondi või veini toitmise vajaduse korral suu kaudu enam süüa ei saagi. Oma teadmisi jagavad teiega regionaalhaigla toitmisravi meeskonna mõned liikmed, toitmisravi õde, toitumisterapeut ja toitmisravi arst. Parimad näited on need, kus patsiendid saavad ravi jätkata või alustada, kuigi algselt on haigus ravimatuks tunnistatud just selle tõttu, et patsient on kehvas toitumuses. Toidu tõhustamise või toitmisraviga on sel juhul olukord teinekord oluliselt paranenud. Eriti rõõmsaks teevad need juhud, kus inimesed, kes vaatamata vanusele või kaasnevale raskele haigusele on ise ikkagi hakkama saanud ja koju läinud ja hiljem veel jõuavad teisigi aidata. Kui inimesed ütlevad, et peale 2 päeva teie soovituste järgimist jaksasin juba üles tõusta ja tundsin, et ma tahan edasi elada või ravi saada. Ja muidugi ka see, kui inimesed saavad uuesti tavatoitu sööma hakata ning toitmisravi saab üldse ära lõpetada. Söömine on elukvaliteetiks väga oluline ja me ei oska seda võimalust hinnata enne, kui sellest ilma jääme. Seetõttu hinnakem igat ampsu ja tehkem see enda kehale väärtuslikuks.